leidsin sahtli põhjast maa. Ma nüüd foton hingen vaatama mu elus olnud hetki, inimesi ennast ka. Juhuslikult siis ajas tagasi ma rändasin ja nägin ennast taas maailmas, kus ma kasvasin. Väliskausid täis on atmosfäär, vaatan häid või halbu ma ei näe, et ei hooli, sest ei hooli. Trüss! Miks sa nüüd vesine oled? Kuule, mul on 2 uudist, hea ja halb. Kumba sa enne kuulda tahad? Noh, räägi heast siis. Noh, räägi siis. Mis mure? Asi on selles, et ma sain endale mingi suure metsa mingi päranduseks. No, Ja probleem on selles, et no ma päris lagerajat teha ka ei taha ja ikkagi vanaisa mets ja vanaisa istutatud. Ma ei tea, mis ma peale hakkan sellega. metsa said või? Ohoh! Mis sul kasvab seal metsas? Tavaline segamets. On mändi, on kaske, on haaba, on kuuski. Mul on pilti ka, ma näitan sulle. Okei. Osa sellest metsast tahab küll varsti raiemist, muidu läheb tormiga ümber. Näed, Mida? mis meie kandis viimase tormi ajal juhtus? Ossa! Osad on juba puuseened küljes. On jah? Ega vanaisa ka seal eriti midagi teinud. Lasi aga kasvada. Nojah, eks sul mingid seadused on jah ka seal ju. Mida sa üldse teha? Näita, mis asja? No, kas vanaisal muidu see metsamajandamiskava ei olnud või? Mis asi? Näe, ma näitan sulle. Erametsakeskuse kodukul selle kohta infot küll vist peaks olema. Mis asja? Lageraiet ei tohi sa kindlasti teha. Võib-olla elab sul seal mõni kaitsealune elukas. Jaa, selle peale me ei mõelnudki. Aga kuule, sõber, mul on sul tegelikult hea soovitus. Ma käisin hiljuti seal Savadi mõisas, Kulmas. Seal on väga lahe metsamuuseum. Sealt saad igasuguseid ideid, mida oma metsal ette võtta, et mida saad raiuda, mida müüa või tuleb hoopis mõni äriidee. Näiteks saab puidust midagi valmistada ja sellega raha teha. Kui tahad, ma näitan sulle ühte videot metsamuuseumist. Kuule, päris hea mõte. Kuule, ma käin ära. Näita ette, mis seal on. Aga hea, näitan.